Nii, tere õhtust, hakkame lugema siis raamatu Kuidas ennast tervendada, kui keegi teine ei suuda sind aidata lõpuversiooni lõpul viimaseid lehekülgi. Et jäime siia. Luba endal avastada, mis sulle hästi mõjub. 2 päeva enne 2007. aasta India reisi kirjutasin päevikusse. Tõotan selle reisi ajal terveneda igal võimalikul viisil. Ma avardan oma tervenemise piire ja katsetan kõike, millega kokku puutun. Isegi imelikke asju. Mu kiirstart saabus lõpuks täiesti ise. Kui doktor teatas, et oli palganud joogi, kes hakkab meile haigla füsioteraapia kabinetis tunde andma. Joogi. Väga huvitav. Kas see on nüüd raamatuviga või palganud joogi? Nagu jooga, ma ei tea. Jaa, need, kes joogat teevad, ongi joogid. Niimoodi. No näed, sain targemaks. Okei. Kõik muu tuttavad, kes joogat harrastasid. Tund pidi toimuma 3 korda nädalas. Patsientidele ja nendele pereliikmetele oli see tasuta. Nädala järel nõudis ta meilt esimese võimatu harjutuse sooritamist ning kordas ikka ja jälle. Püüa. Kui ma valjusti kurtsin, et ma lihtsalt ei paindu niimoodi, siis ta ütles, arenda hingamist. Hingamine teeb imesid. Soovisin, et mindki veetleks jooga. Ihkasin kangesti olla üks neist õpilastest, kes end matil kui 7. taevas tunnevad. Ühestki tunnist ei puudunud ning meistris uhkust äratasid. Otsustasin, et luban endal alla anda alles pärast seda, kui leian sellest samamoodi rõõmu, nagu kõik teised paistsid leidvat. Ühel päeval, kui Rohit lõpuks loobus mulle õiget kehaasendit ja hingamist meenutamast, siis sain aru, et olin saavutanud edu. Iga seansi lõpul teatas ta alati. Olge nüüd kerged ja vabad. Ja üllataval kombel, olles kuulanud terve tunni tema kohmakaid India aktsendiga haugatusi, tundsingi ennast lõpuks umbes nii. Aga järgmises tunnis unistasin ma jälle linnas uitamisest ning loendasin näolt langevaid higipiisku. Just siis otsustasingi, et mul on aeg joogamaalt viisakalt lahkuda. Elus nagu ka joogas on oluline leppida just sellega, kus sa oled. Sellest lähtudes otsustasin, et olin selle kunsti juba piisavalt omandanud. Pärast tunni lõppu lahkusin vargsi, olles rahulik ja enda üle uhke. Kuid peamiselt siiski kergendunud, et reisi lõpuni saan hingata just niisugusel viisil, nagu mulle meeldib. Jooga on hämmastav, tean seda. Rohit oli pühendunud ning oleks kindlasti aidanud mul seda nõtkemaks ja distsiplineeritumaks inimeseks saada, aga jooga pole minu jaoks. Ja kui ma olin sellega leppinud, siis liikusin sellest edasi. Kõige selle poole, mis mind hoogsamalt tervenema suunas. Langesin samasugusesse sisesurve lõksu, kui energiateraapiast esimest korda teada sain. Lugesin lausa naeruväärsel hulgal raamatuid. Õppisin tundma iga programmi ning neelasin kogu informatsiooni, mida neil teemadel leidsin. Niisugusest lähenemisviisist kurnatuna mõistsin ühel hetkel, et me ei vajagi alati rohkemat. Rohkem teadmisi, rohkem harjutamist, rohkem uurimist. Peame lihtsalt leidma selle, mis tundub meile hea ning selle juurde jääma. Kui sinus tekitasid äratundmist 3 selles raamatus kirjeldatud võtet, siis on sul neid tegutsemiseks juba piisavalt. Kui äratundmist tekitas vaid 1, piisab ka sellest. Sa leiad võimaluse kasutada seda kõigeks ning olla edukas. Asi pole hulgas,
vaid hoopis seoses. Ära kunagi kõnni rada, järgi plaani ega veena ennast millegagi nõustuma, kui su hing pole kinnituseks noogutanud. Sinu tervenemise teekond on ainulaadne. Seega ole oma otsingul kõigele avatud, kuid kuluta energiat ainult sellele, mis sulle meeldib. Ja tea, et sa püüad jõuda sügavama põhjuseni. Või ka mitte. Säilita tasakaal. Aja jooksul saad selgeks, mida tähendab tasakaal selle vahel, et pead oma tervenemist tähtsaks ja selle vahel, et tervenemisest saab sulle kinnisidee. See, et sa tunned nüüd uut võtet või lähenemisviisi ja oled koputamisega oma jõu tagasi saanud, ei tähenda veel, et sellest peaks saama sinu elu. On 2 põhjust, miks fenomen liiga palju head asja siin kehtib. Esiteks, kui räägime tööst energiaga, siis on pärast energia väljumist vaja töötlemisaega, nagu eespool teada saime, kuni see toimib. Võib juhtuda, et me ei taju täielikku muutumist või tervenemist. Samamoodi ei anna ka söömine otsekohe täiskõhu tunnet, kui sa lihtsalt sööd. Mõtlemata sellele, kuidas see kõik kõhtu koguneb, siis teed rohkem kahju kui head. Rõhutan ikka ja jälle, kui oluline on jätta kehale aega ja ruumi, et tervenemisprotsess saaks toimuda. Pea meeles, et sa püüad luua lahenduse, mitte tekitada uusi probleeme. Aga just nõnda juhtub, kui sa endale liiga tugevasti peale pressid. Edasi liigsest keskendumisest millelegi, mida sa ei soovi, pole abi, nagu saime teada seoses veetluse seadusega. Ehkki aktiivse osalemine tervenemisel on kasulik, pole kogu oma elu tervenemise ümber koondamine seda üldse mitte. Sinu maailm peab sisaldama rohkem kui ainult seda ühte eesmärki või fookust. Igaüks keskendub niisuguse tasakaalu saavutamiseks omal viisil. Mina tegin seda mitmel eri moel. Mõnikord jõin veini, ehkki teadsin, et toormaal oleks tervislikum. Vahtisin tundide kaupa seriaali, ehkki oleksin võinud ju sel ajal mediteerida. Siis sõin juustuseid ja võiseid, pastaroogi, ehkki teadsin, et piimatooted võivad mu kehas põletikku tekitada. Tegin nii mõndagi lihtsalt mõnu või lõbu pärast, sest mõnu ja lõbu ka tervendavad. Tahan sellega öelda, ära piina oma lugemisvara ainult tervendamisraamatutega. Loe ka pehmekaanelise armastusromaane. Ja ära pelga natuke suhkrut. Ära lõika end ära päriselust ega mata ennast veelgi sügavamalt maailma, millest püüad lahku lüüa. Nüüd vabastan su konksu otsast. Rakenda õpitud teadmised ellu. Võta neist viimast, kuid ära vinti üle keera ega end välja kurna. Sa lihtsalt leia tasakaal. Ja otsi tuge. Mõnikord võib see teekond olla üksildane. Me vajame kedagi, kes meid mõistaks, koos meiega nutaks või meid rutiinist välja raputaks. Abi palumiseks ükspuha, kas sõbralt või mõnelt professionaalilt, on üks hea põhjus ja see ei ole mitte see, et iseenda tervendamine ei toimi. Võib vabalt olla, et sa suudad ennast tervendada, kuid kõik on märksa kergem, kui meil on väike toetusgrupp. Sa pead vastuta oma teekonna eest, kuid ei pea käima seda üksinda. Kui sa ei käi praegu regulaarselt ühtegi professionaali juures vastuvõtul, siis mõtle järele, kas ehk oleks sul kellestki sellisest abi, kas või aeg-ajalt. Põhjus on järgmine. Professionaal on suhelnud sadade klientidega, aga sul on kogemusi ainult iseendaga. Inimesed, kes tegelevad sellega päevast päeva, on näinud mitmesuguste mustrite ja probleemide avaldumist, mis annab neile eelise. Nad võivad sageli kohe näha seda,
mis sul endal märkamatuks jääb. Vähe sellest, nii saad ka ideid, kuidas ja mida enda puhul rakendada. Sa näed, kuidas professionaal langetab probleemi ja mida ta takerdumisel teeb. Võib-olla räägivad nad sulle koguni iseenda teekonnast ja ka see annab sulle uusi ideid. Mul on pidevalt kliente, kes mingil hetkel lõpetavad regulaarse seansid minuga, kuid seejärel võtavad ikka aeg-ajalt uuesti ühendust, et nagu järelkontrolli teha. Nad räägivad, kuidas neil vahepeal on läinud ning kas neil on olnud komistuskive. Nii saan neile alati anda uusi ideid. Ja see annab neile uue hüppelaua ning pisut julgustust, siis kui nad vajavad kinnitust, et teevad ikka kõik õigesti. Oma väest loobumine ning toetuse palumine on kaks täiesti erinevat asja. Juhtnööride nõuannete, ideede ja stiimulite otsimine võimaldavad sul oma tervendamise uuele tasandile viia. Kui sul pole võimalik professionaali abi paluda või on see sulle ebamugav, siis leia keegi teine, kes aitaks sul oma vibratsiooni võimendada ja lahendustele keskenduda. Ära palu abi neilt, kellel on endal liiga suuri muresid ja kes võivad sind paanikaenergiaga nakatada. Kui sul pole sellist vajalikku tugigruppi, pead ilmselt oma loovust kasutama. Kui sul puudub kindel toetussüsteem perekonna või sõprade näol, siis otsi mujalt. Ei ole vaja tunde telefonikõneldele kulutada. Mõnikord on väga suur abi ka tuttavast näost toidupoes või naabri või poemüüja naeratusest. Pea meeles alati sedagi, et sind toetavad inglid, teispoolsuses viibivad sugulased ja teisedki. Mul on siin kaks inglit. Kaks inglit, mis ise tegin. Mul on kaks inglit siin, ise tegin. Villainglid. Pead lihtsalt neid abi paluma. Mina olen seda teinud ja teen tegelikult siiani. Sinu tugisüsteemiks on kõik see, mis tekitab sinust tugevama tunde ja pakub sulle lohutust. Ja minu viimane soovitus sulle. Ma ei oska kuigi hästi lõpetada või hüvasti jätta. Raamatu viimase lause kirjutamine ei meeldi mulle põrmugi. Sellest kõigest lahkumine põhjustab sageli kurbust ja selle kohani jõudes mõtlen ma alati. Mida olulist oleks mul ometi veel öelda, mida ma pole veel öelnud? Siiski on veel midagi jäänud. Sõnad, mida sa peaksid kogu oma olemuse iga otsaga meeles pidama. See on algus. Nüüd on sinu aeg. Kogu suure töö jooksul kogesid oma tõelist mina ning vabastasid enda sellest, kes enda arvates pidid olema. Sa said võimalik, et esimest korda elus teada, kes sa oled ilma oma hirmu, mure ja haiguseta. Sa avastasid oma tõelise ülesande siin elus, mis pole sugugi see, mis sa varem arvasid. Te peate endale ülesande leidma. Tervenete siis, kui olete selle leidnud. Tervenete siis, kui järgite oma südant. Ehkki ma ei saanud temast tookord midagi aru ning olin veendunud, et mu südamel polnud niikuinii aimugi, kuhu mind juhatati. Mõistsin hiljem täpselt, mida ta silmas pidas. Ta tahtis, et leiaksin endale midagi nii tähtsat, mis juhataks mind kaugemale sellest, mille tõttu elasin. Oluline polnudki tingimata kirg ega eesmärk, pigem tähelepanu kõrvale juhtimine muredelt, et ma pole piisavalt hea, sest mul oli töö teha. Mul oli paiku, kuhu minna, inimesi, kellega kohtuda. Minu valgus pidi särama. Aga kuna olin tookord tervenemisest veel kaugel, tõlgendasin nõuannet hoopis käsuna ja lisasin oma pikka kohustuste loetellu veel ühe. Leia eesmärk. Keegi oleks võinud mulle sel hetkel nii öelda.
kui sa lõpuks mõistad, et kogu su eesmärk on sünniõigus, on ainult olla õnnelik sellena, kes sa päriselt oled. Ükspuha, kas oled ravitseja või oled koomik või oled lihtsalt keegi, kes võõrastele naeratab, siis vallandad endas protsessi, mis on määratult suurem kõigest sellest, mis praegu su teel seisab. Sinu eesmärk on õnn. Pärast kõiki pikki ja kurnavaid otsinguid mõistad lõpuks, et su eesmärk pole kunagi olnud väline. Su eesmärk pole kunagi olnud teistele meeldida. See pole kunagi olnud täiuslikkus. Algusest peale on su eesmärk olnud vaid vaba eneseväljendus, ilma kõhkluste ja takistusteta. Pole oluline, millest sa alustad, sest kui oled sina ise, avardud sa loomulikul viisil väljapoole, kus pead täitma oma teiseseid missioone, mis sulle selles elus antud on. Kõik lähtub sellest esimesest ülitähtsast eesmärgist, milleks on iseenda leidmine ja selleks jäämine. See ongi see säde, impulss, mis sunnib kõik muu liikvele. Ehkki oleme siin raamatust tohutuid infohulki läbi töötanud, saab kõik taanduda vaid paarile lausele, et luua lihtne tervenemisvalem. Sa võiks, sa pead saama selleks, kes sa tegelikult oled, õppima endaga rahul olema ja ennast armastama, usaldama, et sinuga saab kõik korda, ükskõik, mis ka ei juhtuks. See võib tunduda sulle ülemäära lihtsustatuna, kuid need laused teevad su heaks kõik. Miski muu ei suuda seda. Need laused aitavad sul terveneda oma kõige sügavamas sisimuses. Ükspuha, kas sa oled selle raamatu läbi lugenud ning usud, et oled võimeline tervenema või oled sa seda lugenud, kuid pole veel päriselt kindel. Kõik on igal juhul korras. Tervenemine nõuab julgust ja pealehakkamist ja järsku pööret, mis viib sind eemale sellest, mida praegu tead ja tunned. Ent ühtaegu nõuab see kahtluse hetki ja meredaid pisaraid. Pea neil päevil meeles, tegelikult töötad niimoodi läbi kõige tähtsamaid asju. Sa teed seda, mida oleksid pidanud kogu aeg tegema. Sa teed iseennast, sa tegutsed eheduse lähtepunktist, olles vaba filtritest ja kahtlustest, mida oleks kahjuks oma eluteel õppinud. Ja Kafka Murakami kirjutas oma raamatus Kafka mererannas ja kui torm on lõppenud, ei mäleta sa, kuidas sul õnnestus sellest pääseda, mismoodi sa ometi ellu jäid. Tegelikult pole see isegi selleski, sa pole kindel, kas torm üldse on vaibunud. Ent üks on kindel, kui sa tormist väljud, siis pole sa enam sama inimene, kes sa olid sisenedes. Just seda torm tähendabki. Samamoodi nagu lapse kasvatamiseks on vaja tervet küla, läheb tervenemiseks tarvis väga palju armastust. Tõde on see, et ainus armastus, mida sa päriselt vajad, on sinu enda oma. Tervenemine on mõnikord raske ja hirmutav, kuid pea meeles, et sa oled sündinud vaprana ja sa oled valmis. Lava! Ja saigi raamat läbi! Nii paks raamat sai läbi loetud. Tore! Mitu lehekülge seal oli? Lehekülgi oli siin, vaatan kohe. 256. Päris palju. Sest ma alustasin detsembri mingi esimesel või ma ei mäletagi, teisel nädalal, 12. detsember või midagi sellist. Nii et tsipa üle kuu aja, jah? Ja ma olen proovinud neid erinevaid tehnikaid. Üks hommik, siis kui ma lugesin neid koputamise asju, vaata, ja hakkasin nagu koputama ja koputan ja võtsin mingi hirmu kätte ja saad sa aru, ma hakkasin uksele. Mul tuli välja niimoodi kohe.
Vau. ja et Minule sobib hästi see tšakra koputamine. mhm. See toob nagu rahunemise ja noh, mõistmise või taipamise ka on alati nagu. ja et on ikka kasu, näed, sellest raamatust olnud. Ei, see on väga hea raamat tõesti. ja see raamat on ka hea. See mind ka väga huvitab. ja et saame koos hakata lugema, ma panen praegu selle kinni, aga Ja. ise